tere, Müstiike Merliia siin. Vaatate podcasti Peegeldused, kus me räägime alateadusest, alateaduse programmidest ja mustritest ning enda reaalsuse teadlikust loomisest. Tere ka minu poolt, rõõm näha jälle. Ja täna me räägime keha teadlikust juhtimisest ja sellisest peenest asjast nagu propriotseptsioon. Propriotseptsioon. See on keeruline mis see sõna välja peen öelda. asi, see on väga keeruline. Mis asi see on? Propriotseptsioon, jah. See on eesti keeles või maakeeles oleks see kehatunnetus. Ja selline ametlik justkui seletus on see, et meil on võime inimestena tajuda enda keha asendit, keha liigutamist, lihaste pingutamist, lihaste pinget, ilma et me näeksime seda. Põhimõtteliselt nagu kinni silmi või meil on nagu sihuke sisemine meel, sisemine meeltekompleks ja isegi kui ma panen silmad kinni, ma saan aru, et mu käsi on siin peast siinpool liigub ja nüüd ta läheb allapoole. Ma ei pea seda nägema. Ja ka see, kuidas me tasakaalu hoiame, kehahoiak, kas mu pea on otse või viltu, kas ma olen ettepoole, kas ma hoian ennast küüru, kehaasend ja koordineerida oma liigutusi, kus on vaja neid, et on palju koordinatsiooni, ma ei tea, kirjutamine, kõndimine, spordis kindlasti väga oluline, muusikutel hästi palju koordinatsiooni, erinevaid asju. Ja Ma korra kus küsin, see, jah, et kui ma nüüd näiteks võtan veepudeli ja tõstan selle niimoodi enda selle ja nagu ma ei vaata ja siis leian üles nagu õige koha, kas see on ka propriotseptsioon? siin on propriotseptsiooni ohtralt kaasatud, et sellepärast, et su sõrmed peavad piisavalt tugevasti seda vajutama, et pudel ära ei kuku su käest ja kui sa suudad veel seda kinnisilmi teha, näiteks nagu mina praegu, siis see ongi see, et ma ei pannud seda pudelit endale kukla taha või kõhu peale, vaid ta ikkagi tuli siia näopiirkonda. Ja kus see propriotseptsioon oma info põhiliselt saab, on siis lihastes ja kõõlustes on meil sellised venitustundlikud retseptorid. See on nii lihaste sees kui ka kõõluste sees, ehk siis kõõlused on need, millega lihas kinnitub luu külge. Ja need andurid siis annavad nii-öelda justkui mööda närve ja ajule teada, kui palju on venitatud kõõlust, kui palju on venitatud lihast, ka naharetseptor, palju nahk venis, ehk siis kuidas nahk survele ja venitustele reageerib. Ja see töötab pidevalt, alateadlikult, kui ma siin žestikuleerin rääkides, ka siis see töötab, ma ei mõtle selle peale. Ja, ja see põhimõtteliselt see aitab meil nagu toimetada, sujuvalt liikuda, sujuvalt reageerida, kui toimub mingi olukord, et ma suudan näiteks tasakaalu säilitada jää peal või kuskil libeda põranda peal, ühesõnaga kohe kiiresti kohaneda, kui toimub mingi materjali muudatus, maastiku muudatus, et just oli silepinnas ja nüüd on künklik, et siis ma ei kuku külili, et me oleme inimestena nii harjunud, et see töötab automaatselt meil. Aga näiteks, kes tegelevad robotitega või robootikaga, noh, see on nagu üks suur nagu väljakutse robot teha nii nagu noh, kuidas öelda, kohanemisvõimeliseks, et ta saab erinevate pinnastega, erinevate kallakutega, takistustega hakkama, et trepist sellest alla. trepist alla, trepist üles, et need on robotile päris raske selgitada, sest see on nii muutuv keskkond, ta peaks kohe kohanema. Noh, näiteks isegi putukad on selles osas nagu robotitest täna targemad, sest nad kohe kohanevad. Ahah, nüüd siit on vaja üles minna, siit on vaja mööda minna, siit on ronida, siit on vaja libistada ennast. Ja meie jaoks on see nii loomulik, me ei tule selle pealegi, et see tegelikult sisaldab nagu miljoneid või ma ei tea, miljardeid signaale erinevatelt lihastest, motoorsed signaalid, sensoorsed signaalid, kus lihas venis, kui palju venis, kui ma ei tea, kõigutan ennast, noh, kui palju lihaseid siia, kümneid lihased on kaasatud, kui üks lihaslõdvestus, teine pingutus, kümned lihased teevad nagu koostööd, et see ei ole nii, et üks lihas nagu keerab siiapoole, samal ajal sama grupi lihast tõmbab vastupidi. Nad teevad koostöös selle liigutuse, et see toimuks niimoodi. Ja miks me Pluss sellest veel täna kõhulised liigesed, jah, nagu sa ja, just no nimelt. ja see kõõlused on see, et noh, et
ja miks need sensorid, need hoiavad ka seda, et me ei tõmba lahti oma lihaseid luude küljest. Et kui pinge läheb liiga suureks, siis need kõõlused nagu peatavad selle liigutuse, selle lihase pingutuse. Muidu võib-olla lihas oleks nii tugev, et suudaks ennast luu küljest ära tõmmata, aga see on siis ohtlik, siis need kõõlused, mida suuremaks see pinge läheb, siis saadetakse ajule signaali, et peata see liigutus, ära seda liigutust nüüd, ära rohkem pinguta nii-öelda edasi, et muidu see on ohtlik või noh, ühesõnaga tundub ohtlik. Mhm. Aga miks me sellest täna räägime, sellest propriotseptsioonist? See põhimõtteliselt, mida see puudutab, on sellised vilumused meie liigutustes, automaatika või selline alateadlik automaatika. Kuna me räägime alateadvusest, siis noh, kõige põhilisem, lihtsam asi, mida me kõik teeme, justkui üpris vilunult, käimine. Täna noh, enamus inimesi peab käimist loomulikuks, et see toimub loomulikult, ma käin, aga oli alguses ju aeg, kus me ei osanud käia. Me roomasime, rullisime põrandal. Me oleme väga palju harjutasime oma aju ja signaale, et me saaks hakata käima. Ma ei tea, tuleb sul ka mõni näide, kus sa teed midagi, mida inimesed automaatselt teevad, mis No minu arust väga palju asju. Igasugune nagu noh, näiteks kasvõi köögis me oleme harjunud juba kartuli koorimisega, nõudepesuga, et kui sa vaatad keegi, kui näiteks üritad oma lapsele õpetada kartuli koorimist, siis näed, kuidas tal on nagu nii raske seda liigutust teha. või isegi kui sa ise näiteks proovid kätt vahetada, et okei, ma koorin kartulit nüüd vasaku käega, no võib-olla midagi on juhtunud parema käega, et ei saa hästi, onju, siis näed, kuidas nagu üldse need lihased ei ole nende lihast ei oska seda liigutust teha või noh, näiteks korjad seal umbrohtu nagu nii vilunult juba sealt õigete taimede vahelt on ju. no et silmad teevad ka vist midagi või noh, see on nagu mitme asja koostöö kuidagi või noh, minu arust, mis sa ise ütlesid ennem, see jalgrattasõit, jah, et see on jalgrattasõit, ju noh, alguses on ju see ülikeeruline, noh, et see nagu tundub isegi, kuidas see võimalik on üldse, et sa kahe ratta peal, kuidas sa külili, see ju kukud külili kohe, aga ometi, kui see juba selgeks saab, siis ta on nagu automaatika, hopsti sadulasse, ahah, taotlus sinnapoole liikuda ja juba keha teeb automaatselt, keha tunnetab tasakaalu, keskkõrva, lihased, kuidas on vaja vänderdada selle esimese rattaga, et hoida tasakaalu ja ühesõnaga Mhm. ja või kuni selleni, et näed, autojuhtimine. nojah, see jääb eluks ajaks on ju, kui sa ikkagi korra selgeks saad, siis isegi jääb 5 aastat vahele ja ikkagi sa oskad. Mhm. Noh, põhimõtteliselt sa või, oskad. või naistel on käpas kudumine näiteks, vaatad oma lemmikseriaali või lemmiksaadet või midagi ja käed teevad samal ajal, noh. et kui mina peaksin kuduma, on ju, kes ma ei ole mitte kunagi kudunud, siis oleks niimoodi, et igat sõlme nagu vaatad, kus see läks, ahah, varras siia, oi, läks sassi. nagu krõkk, lihtsalt, et see propriotseptsioon on seal nii automaatseks muutunud. aga mis me sessioonides, ega sessioonides ei tule inimesed meie sessiooni niimoodi, et tead, mul tuleb kudumine nii hästi välja, ma lihtsalt tulin siia, et sinuga jagada seda, et kas me saaks sessioonida. inimesed tulevad siis, kui juhtub midagi propriotseptsiooniga, et ta ei tööta nii nagu soovitud. Kuidas me tajume seda, et propriotseptsioon ei tööta? Me kaotame tasakaalu, kukume, eksime liigutusega, pillame asju maha, ühesõnaga eksime. et kui noh, näiteks kui seesama pudelihaaran ja joon, kui ma keskendun sellele rahulikult, siis ega ma naljalt ei eksi selle tegevusega. aga kui mul näiteks on mõtted laiali, ma mõtlen mingile ärevale või emotsionaalse asjale, siis ma võin pudelist mööda haarata, see võib mul sõrmede vahelt ära libiseda, ühesõnaga need surved ja liigutused ei ole nagu noh, on häiritud, ütleme siis, et kui ma olen fokusseeritud selle tegevusele, siis nad töötavad optimaalselt lõdvestunud. aga kui need on häiritud, siis noh, seda on tõenäoliselt igaüks kogenud, ma teen mingit tööd, mida ma oskan, aga kui mul sees ketrab midagi, siis noh, niisugune halb tunne on või halb emotsioon, siis järjest hakkavad mingid eksimused töös. ma ei tea, sa oled ise ka tõenäoliselt seda kogenud.
ja loomulikult noh, selles mõttes noh, ma võin näite tuua, kui ma õppisin klaverit või koorijuhtimist, eks ju, sul on nagu õpid ikkagi mingid noh, sellised automaatsed liigutused ära. muidugi sa pead alati olema väga mõttega kohal, kui sa neid tegevusi teed, nii või naa, aga siiski tekib ikkagi, ütleme, kui sa oled ka 10 aastat klaverit mänginud, siis teatud tegevusi sa seal, näpud teevad ise nii-öelda, su käed teavad juba ise, et ahah, okei, nüüd mul on vaja see passaaž siin võtta ja nagu, aga siis teinekord ja siis, kui nagu tuleb vaata närv sisse, noh, mis juhtub väga tihti, eks ju, esinejatel, eriti kes ei ole palju harjutanud esinemist, siis järsku kaob nagu kõik ära ja see automatism justkui nagu kaob ära. noh, see on see, mida mina olen siis kogenud ja mida klaveriõpetajana ka laste peal olen näinud, et kõik on olemas ja järsku nagu kaob ära, siis midagi võib-olla selle automaatikaga veel töötab, aga noh, see, mis sul seal nagu kõik see liha, mis sul seal juures on, see nagu siis kuidagi pudeneb laiali, et võib-olla luustik jääb kuidagi alles. no see on see, kuidas ma oskan praegu seda nagu niimoodi seletada. noh, et ja see hea näide, et noh, et ütleme klassiruumis lõdvestunult, kui närvisüsteem oli lõdvestunud, see automaatika töötas, minnes siis publiku juurde, olukord muutub, suhtedünaamika muutub, see olukord on teine, situatsioon on teine ja automaatika kukub nagu tagant ära. noh, sest tuli nii palju uusi signaale tuli alateadvusesse aktiivseks, mis segavad nüüd neid alateadlikke automatisme nii palju, et nad enam ei tööta nii-öelda optimaalselt. no jaa, hea näide, noh, kuna me mõlemad oleme muusikataustaga, ma võin samamoodi, noh, et mängisin aastaid, aastakümneid nii-öelda siis tantsuansamblis, laulsin mitmeid laule õhtu jooksul. kui sa neid aastaid oled laulnud näiteks sama laulu aastakümneid, ta muutub nagu automaatseks, samamoodi lihased automaatselt juba teevad. lihtsalt ja siis teinekord juhtus nii, et täiesti etteennustamatult äkki hakkad nagu noh, näiteks lugu hakkab pihta, bänd mängib nii-öelda seda sissejuhatavat mingit eelmängu nii-öelda ja nüüd on vaja laulma hakata. täiesti blank, nagu mitte noh, sa oled nagu aastaid nagu see nagu pealuu sisse kulunud juba see laul, mitte ühtegi sõna ei tule meelde nagu see on päris ehmatav, et aga ehk siis see on mis veel? kuidagi ajuga seotud või, ajuuduga nagu sellel hetkel vähemalt. no no sest et mida, ikkagi aju ju töötab seda, nagu töötleb seda propriotseptsiooni. jah, seda küll ja no mis on veel näide, et trepist üles minemine, trepist alla tulemine, see on tegelikult väga koordinatsioon, noh, nõuab suurt koordinatsiooni, me oleme nagu harjunud, kui me selgeks saame, noh, ma olen lihtsalt trepist üles, tegelikult seal on nii palju lihaseid, tasakaal, et see on nagu signaalide mõttes hästi signaalirikas tegevus ja nüüd ongi, inimene hakkab trepist üles minema, mõtleb mingeid muremõtteid või noh, ühesõnaga mingi sisekõne käib, ärev sisekõne, emotsionaalne. ja siis võib kergesti juhtuda, et astub astmest mööda või haarab käsi puust mööda, mida ta muidu ei teeks, muidu see ei ole raske ülesanne. et kui ma olen kohalolus, ma lähen trepist üles ja tegelen ainult trepist üles minemisega, siis see ei ole keeruline. aga kui ma samal ajal hekseldan mingit hästi laetud infot, siis võib kergesti juhtuda, et ma trepist alla tulles astun mööda ja libisen ja kukun seal või midagi muud, on ju, et siis aga sellised mul ja ütleme, kui noh, ma arvan, et enamus inimesel on inimestel on mingid oma lood sellega, noh, et noh, näed, et kui hakata meenutama, et noh, näiteks, et ma ei tea, ma olin kuskil redeli peal, noh, et miks ma sealt alla kukkusin, näiteks kui ma kukkusin redeli pealt, mis toimus mu sees, kas ma jälgisin oma tasakaalu ja redelit või ma mõtlesin parasjagu midagi muud, näiteks. ja siis tasub mõelda, mida ma mõtlesin, kui mul midagi juhtub jah, lihasektori. jah, või tasub mõelda jah, et mida ma enne seda tegevust mõtlesin, noh näiteks noh, mis ma enda praktikast või enda elukogemusest, et mul juhtus kunagi selline parema jala hüppeliigese trauma. nii, et siis ja ma mäletan, see oli selline periood elus, mis oli tegelikult pingeline periood, stressirikas periood. ja minu arust sa veel ütlesid enne seda trenni, kui see juhtus, et äkki sa täna ei lähe trenni, võib-olla sa tajusid ette, et hakkab midagi juhtuma. ja ma mäletan, mina ütlesin veel, et
noh, umbes, et see trenn on nagu minu viimane nagu maandusallikas nagu, kus ma ennast saan maandada justkui. et noh, umbes, et kui mul seda trenni ka enam pole, noh siis mul pole üldse enam midagi või noh, siis ma nagu olen täitsa puntras onju. Ja siis plõksti trennis nagu hüppeliigese trauma onju ja ei saanud, jäigi see trenn ära ei nii-öelda no minu räägi, reaalsusest. räägi, mis juhtus, see on ikka huvitav mis sul siis No juhtus ei, seal? no juhtus see, et hüppasin õhku võrkpallimängu ajal ja maandudes jäi seal mänguolukorras, ikka juhtub neid asju seal võrkpallis, et teise mehe jalg sattus võrgu all nii-öelda olema meie platsi poole peal, ma maandusin teise mehe jala peale ja krõpsti keeras nagu jalalaba nii-öelda 90 kraadi sinna kõrvale, nii et ta jäigi sinna kõrvale. nii kaua, kuni kiirabi mind Kuressaarde viis ja siis pandi mind magama ja uuesti sirgeks tõmmati. aga et see nagu noh, kui hakata mõtlema, noh, et kui mis see nagu metatervise ja seletused on, et kui parema jalaga midagi juhtub, et noh, mis need nagu sellised energeetilised seosed on, elus edasi liikumine, edasi minema, otsustamine, noh, tõenäoliselt need, kui ma tagantjärgi mõtlen, need olidki teemad selles mõttes, mis olid õhus, et nagu mingi periood hakkas läbi saama, uued mingid väljakutsed, aga sa oled selles nagu mingis vahekohas, mis tundub nagu hirmutav. noh, ja sa ei taha veel seda uut nagu vastu võtta või ei julge nagu ei seda julge uut nagu seda muudatust läbi viia ja noh, ma mäletan seda, see oli see aeg, et ma tundsin, et see, kuidas ma olen siiamaani, millega ma olen tegelenud ja kuidas ma olen tegelenud ja kuidas ma olen ennast tundnud nende tegevuste ajal, et see ei toeta mind enam. aga ei olnud ka julgust või ütleme, mune nagu neid muudatusi hakata tegema, sest noh, mida ma muudan või kuhu ma lähen või noh, ühesõnaga see tundus nii hirmutav. ja aga keha andis märku, onju, tuleb edasi liikuda parem jalg, onju, tuleb edasi liikuda, noh, et kui sa ei liigu, et miks seal noh, ütleme, miks tasub nende asjadele, siis ma olen tagantjärgi tark olles nendega tegeleda, ma ei tea, sessioonides või kuidagi endal neid stresse nagu maha võtta, et tekiks selline selgus ja otsustamise julgus. sest kui ei tee, siis keha ühel hetkel teeb, noh, annab märku meile. et siis, Mhm. mis siis minu puhul oleks olnud, kas siis rahu teha sellega kohaga, kus ma hetkel olen, või otsustada muudatust teha, aga ma olin seal vahepeal, kõikusin, sellega ei olnud rahul, mis hetkel oli, aga edasi ka ei liikunud. no ja siis palun väga, onju, toodi selline väike sihuke, võeti korra rajalt maha, et mõtle järgi oma tegemistele. Mhm. Mhm. ja no muidugi kehaga on see huvitav asi, et me räägime ilmselt sellest nii-öelda metatervisest mõni teine kord põhjalikumalt, aga põhimõtteliselt iga kehaosa justkui sümboliseerib mingit sellist psühholoogilist noh, nii-öelda tagamaad. et noh, et okei okay, jalad, tihti ka näiteks põlved, et kui on põlvedega midagi noh, juhtunud, kas trauma või nagu valutavad, et ei saa aru, miks. noh, et see on ikkagi kuidagi midagi edasiliikumisega, et takistatud on no ka edasiliikumine lähevad toetus, põlved on ka toetus, nii-öelda tugi elus ja tugi, aga näiteks just, et kui on seljaga, noh, et tegelikult isegi selg jagatakse mitmeks piirkonnaks isegi, et noh, et ülaseljaga kas sa kannad seal liiga suurt koormat või keskseljas on, et võib-olla ei usalda elu, alaselg on ka toetus, et kus sa usaldad üldse elu või kas sa julged otsuseid langetada ise või sa kogu aeg tunned, et sa pead kellegi teise pärast mingeid otsuseid tegema, et sa ei saa enda järgi otsuseid teha või valikuid, eluvalikuid. või siis nagu sõrmedel on näiteks täiesti omad mingid sellised temaatikad on ju, kõhuga on võib-olla see, et kuidas ma suudan näiteks seedida emotsioone või seda, neid olukordi, mis mu elus toimub, et tegelikult igal kehaosal on veel nagu omad mingid sellised tähendused, et kui no mul juhtub, mis sellest me võiks nagu põhjalikumalt vist mingis muus veel kindlasti rääkida. räägime sellest põhjalikumalt. et see on nagu diiser praegu ka. olge meie aga kanalil just, aga lihtsalt, et kui kuskil nagu vaata tulevad need mingisugused siis need propriotseptsiooni häired, et siis seal on alati, tasub vaadata, kus kohas see häire on ja mismoodi jah, see juhtus. jah, noh, see on hea näiteks. point, et see tõenäoliselt viitab mingile teemale, noh, et millega juhtus see
et okei, ma eksisin propriotseptsiooniga, mingi liigutusega, juhtus mingi trauma, ma sain kuhugi haiget, komistasin, kukkusin, väänasin välja, aga mis asja ma väänasin, kus sektoris see oli, et see tõenäoliselt on omamoodi esimene kaart juba, et mis siis toimub minuga nii-öelda kuskil alateadvuse tasandil. aga mis ma tooks järgmise punkti sisse selles arutelus on see, et kuidas alateadvus seostab asju, mis korduvad. et kui me räägime propriotseptsioonist, kehatunnetusest, siis optimaalsest liikumisest ja lõdvestumisest ja nii edasi. et me teame seda, et kui mingi asi kordub ja kordub ja kordub, siis alateadvus õpib selle korduse ära ja edaspidi kasutab seda kordust. näiteks, kuidas see töötab propriotseptsiooniga või näiteks liigutusega või kehatunnetusega. noh, et teatud signaalid seostuvad teatud tegevusega ja hiljem selgub, et kuna nad ei ole teadlikult loodud, need seosed, siis hiljem võivad need seosed hakata segama. noh, näiteks, et no, ma ei tea, kehahoiak, kasvõi kehahoiaki on ju, et mulle tundub, et ma olen sirge, aga tegelikult olen niimoodi. et keegi füsioterapeut või keegi vaatab, kuule, sul on üks õlg ju üleval on ju, sa hoiad niimoodi. ei, ma olen sirgelt seisan. ajule tundub, et see on sirge. see tähendab, et noh, siis nendes propriotseptsiooni signaalides on mingi segane pilt salvestunud. et aju arvab, et see on otse, aga tegelikult ei, noh, kui sa vaatad, siis ei ole ju otse, on ju, et siis ta ei ole harmoonias, kaks keha poolt on ju, üks on ühel pool, teine teise poole. või siis, et mingid liigutused, noh, kui see võib olla ka järsk salvestus, šokk või trauma, näiteks no sõidan autoga ja juhtub avarii või mingi asi ja ma meeleheitlikult vajutan pidurit nii-öelda, mis võib salvestuda ja noh, see ei tähenda, et alati niimoodi salvestub, aga võib salvestuda, et edaspidi, kas siis autoga sõites lähevad juba jalalihased niimoodi alateadlikult natuke pingesse, sest noh, see tohutu pinge, et šokk toimus, mingi kuhugi pihta sõitmine, mingi nii-öelda surm käis silme eest läbi ja samal ajal jalalihased olid pinges, siis edaspidi autos istumine ja jalalihase pingutamine võib tuua juba seletamatu niisuguse ärevuse, mingi mikroärevuse üles või sellise, et mul on raske rahulik olla autos, ütleme siis nii, autot juhtides. Nagu vaata, see üks näide oli selle naisega, kes tegi sõidueksamit ja tal tekkisid peavalud ja siis, aga nagu kui hakati siis kaardistama neid seoseid, siis selgus, et oligi juhtunud see, et ta oli nagu vajutanud järsult pidurit või oli see tagurdamine, ühesõnaga silm läks pingesse tegelikult, silmalihased hoopis ja lõpuks Ja. nii palju, kuni lõpuks hakkas pea valutama. jah, et niisugused soovimatud seosed, noh, propriotseptsioonis võivad tekkida, et ühe mingi asja pingutamise või ühe mingi osa signaalid seostuvad teise kehaosa signaaliga. ja siis hiljem on niisugune soovimatu seos, et pingutades ühte mingit kehapiirkonda, teine läheb ka pingusse, noh näiteks, et a la näiteks, et ma tõstan raskusi ja siis teen näoga niimoodi. aga miks? ma ei tõsta ju näoga raskusi. põhimõtteliselt ma tõstan ju, kasutan kehalihaseid. põhimõtteliselt nägu võiks täitsa lõdvestunud olla, aga noh, sageli, mis see on? et need ei tõsta ju praegu, et need tõstavad praegu, noh, ühesõnaga noh, see on niisugune lihtne näide, et põhimõtteliselt nägu võiks täiesti lõdvestunud olla, ma võiks maksimaalselt käsi pingutada, nii et näoga naeratada või midagi. jah, et ma ei eksa enam rohkem, ma pingutan maksimaalselt, aga samal ajal naeratan, on ju. noh, ja see võib olla niisugune soovimatu seos, et noh, iga kord. noh, see on lihtne näide, aga noh, et neid anomaalseid näiteid on palju rohkem. aga kui on mis, kuskil nagu, ma tahan ainult ühe väikse asja vahele öelda, et jah, kui on kuskil nagu pikaajalised mingid sellised valud või noh, nagu lihasevalud, mis justkui arstid ütlevad, et nagu ei ole mitte midagi, aga no ise tunned, et on ju, noh, ma ju tunnen, et on, siis seal võib olla hästi palju seoseid, noh, tegelikult, et kui hakkad kaardistama,
siis tuleb sealt väga palju erinevaid asju välja tegelikult. jah. Et see ei ole alati noh, mingi üks hetk nagu midagi juhtus, vaid üks hetk juhtus, siis tuli midagi sinna peale, siis tuli veel mingi juhtumine peale ja lõpuks Mhm. ongi, et alguses ikkagi keha tuleb päris hästi toime nende pingetega ja ärevustega, aga pigem see, et kui seal tuleb nagu palju asju veel peale ja kordub ja lähevad sügavamatele tasanditele, et siis tekivad ilmselt noh, rohkem sellised vaevused. Üks oluline point, mida ma tahan ka ära rääkida või punkt on see, et kui selline või niisugune soovimatu või anomaalne automatism on tekkinud alateadvusesse, noh, kehapinge või lihaspinge mingis osas, siis me justkui nagu tajume seda automatismi, ehk siis tekib niisugune tunne, et ma ei kontrolli seda, põhimõtteliselt ei kontrolligi, sest automaatika võtab üle selle. ja mida sageli inimesed siis teevad, on see, et neil tekib nagu kutse nagu saada see kontrolli alla ja nad tahavad seda lihast pingutama hakata, näiteks minna trenni. mis seal võib juhtuda, on see, et kuna see propriotseptsioon on juba enne nagu stressis, seal on nagu ütleme stress peal, ütleme, et ütleme, kui seier oleks nii, et ta on nagu 0, oleks nagu täitsa lõdvestunud, 100 oleks nagu nii pinges, kui üldse olla saab, et seal on juba alateadlik pinge kuskil, seier on, ütleme seal 40-50 peal ja inimene tunneb, et ma peaks seda kontrolli alla saama, kuidagi niisugune tunne tekib lihtsalt, see ei ole kontrolli all ja ta läheb trenni ja ta paneb veel sinna survet peale trenniga, et saada see Mhm. kontrolli alla, enda kontrolli alla, mis siis võib ja siis juhtubki see, et inimene pingutab üle ehk siis teeb haiget oma lihasele, ei anna aega taastuda, ei lõdvesta pingutuste vahel, no näiteks trennis teeb pingutuse ära, kohe lõdvestab, pingutus ära, lõdvestab, vaid seal on pinge nagu konstantne pinge all ja tuleb pinget veel peale nii-öelda läbi selle tegevuse. Mhm. ja Mhm. noh, siis juhtub sageli trennides nagu niisugune trauma või niisugune ülepingutamine, nii et see teed kehale liiga, nii et sa ei pane tähelegi, et sa teed liiga, sellepärast et on niisugune Mhm. tunne, et ma ei kontrolli seda, ma pean selle kontrolli alla saama, hambad ristis ja pingutatakse üle. aga mis veel hea näide on, kuidas hästi tihti vaata lõualihased pingutatakse üle, et ei pane tähelegi, et sa tegelikult hoiad kogu aeg natuke nagu pinges, et jah, peaks teadlikult kogu aeg lõuga nagu lõdvestama, sest et see on koht, kuhu väga tihti tahab tulla selline mitteteadlik pinge, et noh, okei, ma teen jõudu, siis ma ju teadlikult on ju pingutan seda, ma tean, et ma teen seda, aga need lõuad lähevad tihti niimoodi, et nagu ja ongi. Ja need on nii väiksed mikroliigutused, ma tegin tugeva liigutuse praegu, aga tegelikult need on mikroliigutused, aga ühel hetkel hakkad vaatama, oi issand küll, mul on nagu noh, ja päris paljud ja siis kurk ja kõri on teine asi, mis nagu lähevad niimoodi nii peenelt pingesse, et ei pane tähele. aga noh, tavaliselt on seal taga ikkagi see sisekõne mingisugune, mis ja selle pinge tekitab. noh, mis sellega teha saab? Üks asi on harjutada neid liigutusi hästi aeglaselt ja teadlikult. No, sportlased teevad, muusikud teevad ja seostada enda jaoks see ja noh, olla teadlik selles osas, et kui ma lähen trepist üles, siis ma lähen trepist üles. ühesõnaga tegeleda trepist üles minemisega, mitte mingi planeerimisega või kellegiga sisekõnes dialoogi pidamisega. et siis selleks võtta eraldi aeg nii-öelda, et ei tee nagu 10 asja korraga, et olla kohalolus selles tegevuses, mis sa teed, aga mida sessioonides saab teha, on need asjad siis kaardistada ja lahti ühendada. et noh, a la, et minu lõug on nüüd lõdvestunud, kui ma teen podcast'i oma partneriga koos näiteks või Just. kui no mis Ja siis iganes see hakkad tegevus sealt on. kaardistama, mis seal taga on, miks on nii raske lõdvestuda. jah, et siis tulevad need seosed välja, mis on seganud seda lõdvestumist tegelikult juba varem tekkima. ja neid on võimalik puhastada ja muuta, põhimõtteliselt see on nagu sõnum, et kui on mingi krooniline lihasvalu või kaelapinge on klassika muidugi ja lõuaasjad, et siis kaelalihaste pinged. aga noh, see võib kuskil mujal välja lüüa, näiteks inimene, et mul kõrvus kohiseb, et noh, et a la siin sisekõrvas on nagu rõhuga mingi segadus. noh, siis tuli selle peale, et see võib olla krooniline kaelapinge, mis tõmbab siit eustaatsia selle toru nagu natuke kinni või noh, Mhm, isegi seda mhm. kohinat saab isegi ise tekitada, kui nagu ennast pinges saada.
siis tekib see kõrvadesse. Noh, ja siis huvitav on veel see, et kuna siin meil see uitnärv, eks ju, kui tõmbame seda ka siit nagu pingesse, uitnärv on seotud südamega, ta on seotud nii-öelda kõhuga, issand, 100 kõhupiirkonnaga. asjaga. nii et siis lõpuks võib ka näiteks kõhuvalu tekkida puhtalt sellest, et ma tõmban kaela pingesse, näiteks. Jah, no just, või hingamine läheb ka pingesse või ei suuda rahulikult lõdvestunud hingata. Ühesõnaga Keha imelik. propriotseptsioon, kehatunnetus, et see on teadlikult oma keha tunnetada erinevates tegevustes, erinevates asjades, seda on võimalik häälestada ja puhastada, kui see on mingi läbi šoki või trauma või läbi ärevate korduste seostunud ärevusega või segadusega, et seda saab ära muuta. et see ei ole nagu, et keegi ütleb, mul on see krooniline pinge, et sellest on võimalik nii-öelda lahti saada või seda on võimalik ära lõpetada. aga üks asi, mida me kohe teha saame, lihtsalt tunnetada, läbi skännida, kas mul on kehas praegu kuskil pinge ja kui ma viin teadlikkuse, mul on siin pinge, siin näiteks, ma saan kohe seda nagu lõdvestada ja hingamine on ka üks asi, mis väga hästi aitab kohe. noh, need on nagu need kiirabi, mida sa saad kohe teha enda keha jaoks. jah, tulla tegevusse kohale, hingata ja skännida oma tähelepanuga lihased ja kehapiirkonnad läbi, lõug, nägu, kael, hingamine, diafragma, lihased, ühesõnaga, et ma olen lõdvestunud. ja, aga tõmbame tänaseks otsad kokku. kas sa tahad midagi lootusrikast veel lisada siia lõpetuseks? võib-olla siis seda, et väga paljud inimesed on tegelikult suutnud muuta mingisuguseid kehalisi raskusi niimoodi, et nad enam ei mäleta, et neil need raskused isegi olid. ja neid näiteid on väga palju, nii et kui kellelgi on praegu kuskil mingisugused kehalised vaevused, siis tegelikult kõik on võimalik ja kõike on võimalik muuta, et tuleb lihtsalt hakata vaatama enda sisemaailma ja uskuma endasse ja uskuma enda võimesse, enda keha juhtida. ja, et teadvustada seda, et see vaevus, mis on, selleks vaevuseks tulevad kuskilt juhendid nagu signaalid, mis nii-öelda loovad selle vaevuse, mida me nimetame vaevuseks. ja kui need signaalid muutuvad, siis saab muutuda see vaevus ka. jah, et see et loomulikult on valuvaigistid ja nii-öelda meditsiin aitab, kui vaevused lähevad tugevaks ja kui on raske hetk, tasub seda uurida. aga kui see on selline krooniline asi, siis tasub uurida, mis tekitab järjekindlalt neid signaale. ja kui see õnnestub nii-öelda kaardistada, ära lõpetada, siis võib ka krooniline vaevus ära kaduda. just, nii et usku iseendasse ja enda tervendamise võimesse ja muidugi vastu võtta ka abi ka meditsiinist, kui on vaja ja alternatiivsetest variantidest, et kuidas endal sisetunne ütleb, et mis kõige paremini aitab, aga me ise tegelikult, isegi kui see on meditsiin, mis aitab või mis iganes, lõppkokkuvõttes on ikkagi see, kes muutuse teeb, olen mina ise. jah, aga aitäh kõigile kuulamast-vaatamast, nii et oleme lõdvestunud, jälgime teadlikult oma keha ja kui on mingid vaevused, siis proovime teadvustada ja mõtestada, mis neid vaevusi võib tekitada ja hakata uurima ja küsimusi küsima. jah, nii et järgmiste peegeldusteni. kohtumiseni. ja võite ka muidugi kommenteerida, et kuidas teil on läinud, kas teil on olnud edulugusid välja tulla mingitest füüsilistest nii-öelda anomaaliatest. aga ja näeme jälle. näeme jälle.